Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas Google'i arvutustabelis siis kasutada liigendtabeleid või sagedustabeleid. Mõnikord nimetatakse ka neid pivot-tabeliteks ja mul on siin küsimus ka, et loo sagedustabel, mis näitab, mitu õpilast on klassis. Mul on siin G1, G2, G3 ja selleks, et nüüd seda siis teha, ma kõigepealt valin siis välja need andmed, mille kohta ma tahan seda tabelit teha. Nii, loistasin üle kõigi andmete ja siis valin siit sisesta ja siin nimetatakse siis seda liigendtabeliks. Klõpsan selle peal, minult küsitakse, kuhu ma selle luua tahan. Ma jätan selle uus leht, vajutan loo. Ja nüüd see põhimõte on siin, et siin on mul siis see tabel, siin ma saan hakata siis ridadesse, veergudesse lisama igasuguseid väärtuseid ja siin on mul nüüd kõik need samad asjad, mis mul olid siis selle tabeli nagu siis peal, eks ole, vot siin on nüüd, näete, need see esimene rida, eks ole. Ja minu esimene küsimus, vaatame korra üle, oligi see, et mis näitab, mitu õpilast on klassis. See tähendab, et mul on ridadesse. Võtame ridadesse, loistame siis klassi. Nii näete, nüüd on G1, G2, G3 ja nüüd mul on siis nüüd kogemata loistasin vennatõed ja nüüd väärtustesse loistan ka klassi. Nii, hopp. Ja siin on nüüd ka, näete, mul ilusti ta kokku loendanud, ma näen ka valemit ja mul tuli siis, et kõige vähem on G1, G2 ja G3 on 8 vastanud. Ja kui mul on vaja siis seda tabelit siit kätte saada, valime ta siit ära, sest see on mul nagu tööala. Nii, siis muuda, kopeeri, loome endale siia alla ühe uue lehe ja muuda ja ma panen siis kleebi ainult väärtused. Ja näete, ilusti tabel on siia võin panna veel siis õpilaste arv ja siia parandame sellega ära, paneme kokku. Nii, ja G1 oli siis kõige vähem, lähen leht 1 peale, kirjutame siis siia, mis klassis käis kõige vähem, G1. Nii, nüüd vaatame klasside keskmist kaalu, et seda saab siin ka väga ilusti vaadata. Kustutame siis praegu ära selle klassi, kustutame ära ka väärtused, jälle kõigepealt klassi järgi, paneme siis jälle ridadesse klassi, nii, aga nüüd väärtustesse ma panen hoopis siis kaalu. Nii, võtame kaalust kinni ja lohistame siia väärtuste alla, hopp. Ja vaadake, praegu nüüd ta näitab jälle 788, aga minul on nüüd vaja keskmine kaal, see tähendab, ma klõpsan siin selle väikse noolekese peal ja valime average. Nii, ja mida me näeme? Näete, nüüd tuleb siis iga klassi keskmine kaal ja kui ma siis vaatan nüüd siit küsimus, millises klassis on keskmine kaal kõige suurem, siis ma näen, et G2 on keskmine kaal kõige suurem, ma panen siia G2. Nii, sellele vastuseks. Jälle, kui tahan, kopeerin selle siit ära, aga ma näitan teile ka, kuidas saab siis nagu näiteks, kuidas saab seda kasutada siis nagu nende ridade ja veergudena, et ütleme näiteks, et mul on vaja teada, võtame siis sugu, paneme read, et on sugu ja nüüd võtame näiteks selle sama siis silmade värvi, paneme selle nüüd veergudeks, nii veerud on silmade värv, näete, nüüd ma näen mehed, naised, nii, ja nüüd kui ma siis väärtusteks panen selle silmade värvi siia, hopp, nii, siis ta loendab kokku, et näete, te näete ilusti, eks ole. Hallide silmadega on võrdselt, pruune poisse on üks rohkem, rohelisi on tüdrukud rohkem, siniseid jälle poisse rohkem. Nii et ma saan ka teha niimoodi, et mul on siis siin veergudes on mingi väärtus ja siis on ridades on ka ja siis mul tekib tõesti selline võimas ja ilus tabel. Nii et nende liigendtabelite või siis sagedustabelitega saab väga palju ka andmeanalüüsi ära teha.